USA ja Iraan võivad pikendada oma vaherahu veel 60 päeva võrra, samal ajal kui Iisrael võib jääda kõrvale. Lisaks kaos pärast Gaza laevastiku peatamist, kui Ben Gvir tekitab pahameelt ja Hispaania politsei peksab aktiviste. See on see, mida Trump on kirjutanud Truth Socialis. Lõplikke kokkuleppe aspekte ja detaile arutatakse praegu ning need tehakse peagi teatavaks. Lisaks paljudele teistele kokkuleppepunktidele avatakse taas Hormuzi väin. See on viimane, mis kokkuleppe kohta on teatavaks tehtud. Nii et minu arvates on meil laual päris kindel plaan, mis puudutab nende võimet väina avada, väin taas avada ning alustada väga tõsiseid, olulisi ja ajaliselt piiratud läbirääkimisi tuumaküsimustes. Ja loodetavasti suudame selle ellu viia, sellel on laialdane toetus Pärsia lahe piirkonnas. Sellel on palju toetus kogu maailmas. Iga riik, kellega oleme sellest rääkinud, mõistab, et see pole mitte ainult väga mõistlik, vaid ka õige asi, mida maailm peaks tegema. Nagu president ütles, ta ei kiirusta, ta ei tee halba kokkulepet, keegi pole rohkem teinud. Ja keegi pole võtnud tuumarelva omava Iraani ohtu tõsisemalt kui president Trump. Seega olen ma väga kindel ja me kõik peaksime olema kindlad, et me ei tee halba kokkulepet. Me kas saavutame hea kokkuleppe või peame sellega teistmoodi tegelema. Me eelistaksime head kokkulepet. Tere tulemast tagasi meie neliku juurde. Kas oleme millegi uue lävel või jätkub kõik vanaviisi? Meil on kokkulepe, milles on väga vähe detaile, muidugi palju lekkeid, mis sisuliselt ütleb, et me lõpetame sõja. Hormuzi väin avatakse. Islaamivabariik jääb püsima, raha hakkab sisse voolama ja millal me näeme rikastatud uraani lõppu? Ma tõesti ei tea, aga ma tõesti püüan jääda positiivseks. Mul on väga raske uskuda, et president Trump teades seda, mida ta teab Iraani Islaamivabariigi kohta. Eile tulid välja üksikasjad, et nad üritasid tappa tema tütart kättemaksuks Qasem Soleimani tapmise eest. Mul on väga raske uskuda, et ta äkitselt lihtsalt annab alla ja laseb islami režiimil oma tahtmist saada. Ma tean, et kõik siin olevad kaaseksperdid ei nõustu minuga. Ruuti, alustame inimesest, kes minuga ei nõustu. Ruuti, mu sisetunne ütleb mulle, et see on järjekordne mäng. See on järjekordne tants. See on järjekordne trikk. See on järjekordne vaenlase eksitamine. Ja et Trumpi puhul peame eeldama, et ta ei anna alla. Kas ma eksin? Eile pärastlõunal oleksin sinuga nõustunud. Ja mitte ainult, et oleksin sinuga nõustunud, vaid ma tühistasin ka pereplaanid. Ma korraldasin asju arvestades võimalusega, et pean jooksma pommivarjendisse ja nii edasi. Ja ma uskusin seda Valge Maja tegevuse põhjal ning selle põhjal, et president Trump ei osalenud oma poja pulmas ja tühistas ka kogu oma personali mälestuspäeva nädalavahetuse plaanid ja kõik muu. Ja isegi keegi kirjutas, et Domino's Pizza Pentagoni lähedal näitas aktiivsust. Vau, okei, kõik need asjad ja ma ütlesin, et see juhtub ja siis ma muutsin meelt. Ja mina olen see inimene, kes on kogu aeg öelnud, et mitte mingil juhul ei lase ta sel lihtsalt minna, vaid läheb tagasi ja ründab uuesti. Ja mis pani mind meelt muutma, A oli toon, B olid tema säutsud. Ja C oli see, et Iraani režiim ütles Steve Witkoffile ja pakistanlastele, ma arvan, et nad on nõustunud tuumamaterjali üle andma. Ja siis ma teadsin, et nüüd on see esimene kord, kui nad seda ütlevad. See on esimene kord, kui nad on tunnistanud, kuigi sa ei tea kunagi kindlalt. Nad annavad selle üle. Nad pole seda kunagi varem öelnud. Aga kas on olemas ühtne Islaamivabariigi juhtkond, kes ütleb, jah, me nõustume ja IRGC karmiliinlased ütlevad ei. Ma mõtlen, kas see võiks juhtuda? Kõik võib juhtuda ja mulle tundub, et ma olen Ruthiga nõus, mis on üsna üllatav uudis. On või? Aga on küll, aga selles osas, sest kogu šabati jooksul me arvasime, et nüüd see juhtubki, see ongi see hetk.
see oli šabat ja see oli šavot ja see oli šabat, jah. Me olime kõik koos, kõik oli valmis. Me tõesti arvasime, et kõik läheb plaanipäraselt. Olime nagu, okei, nüüd see juhtub. Ja ma ärkasin mõlemal hommikul üles. Ma olin nagu, mitte midagi. Ja kuuldes kõiki neid asju selle kohta, kes Trumpile praegu kõrva sosistab, ma tunnen, et mingitel hetkedel ta tõesti laseb end inimestest mõjutada. Kes iganes talle sel hetkel kõrva sosistab. Ma arvan, et ta kuulas türklasi. Ma arvan, et ta kuulas inimesi, kes tahavad rahu, mis on tegelikult naljakas öelda. Rahu ei ole olemas. Iraan jätkab inimeste hukkamist iga päev ja nad teevad Trumpist naerualuse. Jah. Ma loodan, et sul on õigus, sest muidu on see tema jaoks lõpp. Siis ta lihtsalt lõi oma enda lubaduse täitmisel põnnama. Ma mõtlen, et öelda, et ta lõi põnnama on karm, aga ma olen nõus, et midagi võis viltu minna. Bellamy, sa just tulid tagasi New Yorgist, kus sa käisid meie jaoks salaja sadamapaaris. Ja ma ei sooviks seda isegi oma halvimale vaenlasele, Bellamy. Aga sa olid seal. Sa tundsid seda õhkkonda. Mis sa arvad? Kas sa oled minuga nõus või Rose'iga? Ei, ma olen kindlasti sinuga nõus selles osas, et ta keerutab asja ümber. Sest iga kord, kui ma ütlen, et midagi on kindel, kui asi puudutab president Trumpi, siis ma eksin. Ja see on alati ajastuse küsimus. Mõnikord tähendab kannatamatus ja ootamine seda, et lõpptulemus on midagi, mida me ei tea ega näe. Midagi nii keerulist, nagu mitte minna oma poja pulma või mitte minna golfi mängima. Kui ma räägin Trumpist, siis kui ta ei mängi golfi, on midagi valesti. Ja tema perekond on talle väga oluline. Väga oluline, jah. Ja siis ma ärkasin täna hommikul ja nägin üht videot. Eile oli kuulda 20–30 püssilasku. Jaa. See oli veel üks asi. Lisab sellele, mis juhtus tema tütrega. Tead küll, teda sihiti, see on pidev asi. Ja siis on opositsioon, kes ütleb, et see on pettus. See on pettus. Ma tegelikult ei usu, et see mees, kelle elu on korduvalt proovitud võtta, võtaks seda väga kergelt. Väljaspoolt vaadates meeldib mulle, et me kasutame pidevalt sõna relvarahu. Näed, relvarahu ei tähenda midagi. See on sõna, mis ei tähenda absoluutselt midagi. Ja lisaks sellele, mida me tahame sellest saada, on inimesed väsinud. See on kestnud kuid. Mitmeid iraanlasi tapetakse siiani massiliselt. Minu küsimus on pigem selles, mis on lõppeesmärk, mitte millal see juhtub. Minu jaoks tähendab kaotus seda, et režiimil lastakse ellu jääda. Teistmoodi ei saa seda vaadata, sest need inimesed ei kavatse rikastatud uraani ära anda. Ja kui nad seda ka teevad, jätkavad nad ikkagi uraani rikastamist. See kõik on lihtsalt silmapette. Me kõik teame, et skorpion jääb alati skorpioniks. Ja ma tunnen, et Trump teab seda. Nüüd võivad mängus olla ka muud asjad. Mis siis mängus on? Sõna otseses mõttes mäng, maailmameistrivõistlused. Need algavad 2 nädala pärast. Ja see toimub Ameerikas esimest korda ajaloos, kui ma ei eksi. Kuigi see on teisel pool maailma, võib-olla ei taheta, et see taustal toimuks. A, B, Hadž toimub järgmisel nädalavahetusel ja ilmselt on Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide esindajad palunud Trumpil seda Hadži ajal mitte teha, sest see segab nende traditsioone või midagi sellist. Ja siis on veel 4. juuli, Ameerika iseseisvuse 250. aastapäev. Kas ta tahab sellesse sõja keskel sukelduda? Tõenäoliselt mitte. Nüüd minu küsimus on, sa ütlesid ajastus, minu küsimus on, millal kõik need asjad juhtuvad, sest niipea, kui ta neile sanktsioonide leevendust annab, ongi kõik. Nad jätkavad oma rahva tagakiusamist ja represseerimist. Nad hakkavad uuesti üles ehitama oma tuumavõimekust, ballistilist võimekust, rahastama oma käsilasi. Nad lähevad tagasi vanade tegude juurde. Aga kui need 60 päeva ei sisalda sanktsioonide leevendamist, või Hormusi väina täielikku avamist ja võib-olla on see kokkulepe, mille ta Hiinaga sõlmis. Me ei tea, kas see on see kokkulepe, mille me Hiinaga sõlmisime. Kui see toimub aeglaselt ja ta viib selle ellu aeglaselt, nii nagu nad on alati aega võitnud ja ta jätkab nende majanduslikku lämmatamist, siis võib-olla on selles hulluses mingi loogika. Kas ma olen siin liiga naiivne? Ma ei tea, ausalt öeldes isegi veel eelmisel nädalal oleksin ma öelnud jah. Ma arvan, et selles hulluses on mingi loogika. Ma ei tea, mul on tunne, et ta viib selle lõpuni. Ta ei ole tulnud nii kaugele lihtsalt selleks, et nüüd peatuda. Aga kuidagi, nagu Ruthie, midagi muutus minu jaoks. Mul on tunne, et ta annab järele. Ma loodan, et ma eksin. Minu allikad, minu ajakirjanikest allikad, kes töötavad Ameerikas, ütlevad mulle, et sul ja Ruthiel on õigus. Et midagi on muutunud, nagu sa ütled, toon on muutunud.
noh, samuti nagu ma juba mainisin, on see esimene kord, kui Iraan ja ma tean, et seal on erinevad esindajad ning me ei tea, kes vastutab. jah, me teame ühte asja. Mind ei huvita, kas see on revolutsiooniline kaardivägi, Baži, mullahid või keegi teine. Üks asi, mis neil kõigil ühine on soov hävitada Iisrael ja Ameerika. jah. Just nii, ja mõned ütlevad, et teeskleme lääne ees, kuni saame seda teha. Ja teised ütlevad, et me ei pea isegi läänt petma, me hakkame võitlema. Need on need kaks. See ei ole nii, et selles režiimis oleks mõni mõõdukas, kes tahaks rahu. Mis siis? Mida ma olen kogu aeg öelnud? Kuigi Trump keeldus ütlemast, et tema eesmärk oli režiimi muutus, sest see ei olnud nii. Nende tuumarelvadest, ballistilistest rakettidest ja käsilastest vabanemine on sisuliselt sama ning nende majanduslik lämmatamine. jah. See tähendab, et see on sisuliselt režiimi vahetus või režiimi kukutamine ja siis saavad Iraani inimesed tänavatele tulla. jah, teisisõnu, ta loob tingimused selleks, et inimesed saaksid võimu üle võtta. Täpselt. Ja nüüd me ei kuule enam ballistilistest rakettidest, me ei kuule enam käsilastest. Me kuuleme ainult seda, et nad on nõustunud. Tegelikult ei ole nad seda teinud. Nad tulid siis tagasi. Iraani režiimi esindaja ütles, et ei, me ei ole kunagi sellega nõustunud. Me nõustusime, et pärast 60 päeva arutame tuumaküsimust. aga jälle Ruuti, nad on seda varemgi teinud. Sellepärast olen ma ikka veel optimistlik. Sest me oleme selles olukorras varem olnud, et nad on peaaegu kokkuleppele jõudmas. Me kõik muretseme, me küsime, mida Trump teeb. Ja siis nad lähevad ja ründavad. Ja sa ütled seda, et iraanlased on juba öelnud, et nad ei anna rikastatud uraani üle, mis tähendab, et nad lähevad tagasi Trumpi alandamise juurde või panevad teda halvas valgusesse või sunnivad teda midagi ütlema, mida nad siis ise ümber lükkavad. Kindlasti ei vii see kokkuleppeni. Noh, aga sa just ütlesid, ma lasen sul rääkida, aga las ma ütlen ühe asja veel. Sa mainisid jalgpalli maailmameistrivõistlusi ja Hadži ning 250. aastapäeva. Ja siis loomulikult on novembris vahevalimised. Alati on midagi, kui alati on midagi. Ja kõik, mida sa mainisid ja tema alandamine, see kõik juba toimus. Ja me oleme liiga kaua oodanud. Ja jah, neid kägistati, aga tead mis? Nad pidasid ikka veel vastu. jah, täpselt nii. Nii et tead, Iraani inimesed olid ikka veel ohus ja neid hukatakse iga päev. Ja nii, et mingis mõttes, mis siis on muutunud? Jah, neid näljutatakse. Mis siis? Inimesi näljutatakse. Jah. Tõesti, sa tahad mulle öelda, et revolutsioonikaardiväe peresid näljutatakse? Ei. Nad kõik elavad Šveitsis ja naudivad elu. Me peame ka meeles pidama, et see on Donald Trump. Me peame arvestama tema egoga. See on tema pärand. Just seda ma ütlengi. See on tema pärand. Nii et pole mingit võimalust, et ta lõpuks ei võida. Ma ei tea, kui kaua see aega võtab, aga ta ei saa lihtsalt kõrvalt vaadata ja teiseks jääda. Veel üks Obama. Kui on midagi, mida ta kindlasti ei taha olla, siis on see Obama JCPOA küsimuses. Seda ta ei taha, ta ei saa endale seda lubada. Ja tal on see luksus, et ta ei pea enam presidendiks kandideerima. See ongi see, mida ma ütlen, daamid. Mis see kõik oli? Milleks see kõik oli? Praegusel hetkel ja tõsiselt aastaid ja aastaid, milleks see kõik oli? Isegi kaua enne, kui ta presidendiks kandideeris, on ta alati öelnud, et just selliseks ta saabki. See on nagu kuulata poissi, kes ütleb, ma tõestan kõigile, kes ma olen, ükskõik mis hinnaga. Ja siis pead ka meeles pidama, et ta on ka ärimees. Nii et ta teeb kõik, mis vaja, et igal juhul võitjana välja tulla. Jah, ma olen sellega nõus. Nüüd, enne kui teemat vahetame, veel üks küsimus. Kas Iisrael on nendest läbirääkimistest kõrvale jäetud? Ma olen mures. Valitsus on olnud väga vaikne. Jah, tõesti vaikne. Kui Bibi jääb vaikseks, siis see tähendab tavaliselt, et midagi suurt on tulemas. Täpselt. Või sellepärast, et tal pole käiku. Jaa, okei. Ainus, mida ma saan sulle öelda, on see. Trump on avaldanud Herzogile nii suurt survet, olnud isegi väga sobimatu, survestades Herzogit, et ta annaks Bibile armu. Ja Herzog on nagu, ma ei kavatse seda teha. See ei ole viis, kuidas asjad käivad. Asjad käivad õigeid kanaleid pidi. Ja ma tean Trumpist piisavalt, et teada, et tema arvates on need, kes ei suuda võitjana välja tulla, kaotajad. Nii et ma mõtlen, kas ta on ise Bibi suhtes meelt muutnud ja mõelnud, et tead mis, isegi tema enda inimesed ei toeta teda. Ta ei saa armuandmist. Ma ei tea, kas ta on ikka see õige mees, kelle peale kõik oma kaardid panna. Ma mõtlen selle peale. Tead, mida ta eelmisel nädalal ütles?
ta ütles, et ma olen Iisraelis nii populaarne, et kui ma siin lõpetan, siis ma lähen sinna kandideerima ja saan peaministriks. ta ütles, et nad valiksid sügisel. Ta ütles, et nad valiksid. Vabandust, Bibi võiks sama öelda Ameerika kohta. Ma tean, neile see meeldiks. Ruti, sa töötasid peaministriga. Mis sa arvad, mis toimub? Jah, tegelikult arvan, et olen isegi Trumpi analüüsimises parem. Aga ma ütlen üht, sul on õigus. Kui Bibi on vait, siis see tähendab midagi. Ja antud juhul arvan ma, et see tähendab, et ta ei julge ja õigustatult, ma arvan, avalikult välja tulla ja rünnata ühtegi kokkulepet, mis laual on. Sest erinevalt JCPOA-st ei saa ta siin seda teha, nii et ta on vait. Aga ma ei usu, et Trump jätab ta üldse kõrvale. Ma arvan, et ta on temaga kogu aeg ühenduses olnud. Ma olen nõus. Ja ainus positiivne asi selles, et Iisraeli ei hoita kaasatuna ja neis läbirääkimistes ei mainita Iisraeli üldse, on see, et tegemist on kokkuleppega Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel. Ja mida vähem Iisraeli selles kontekstis mainitakse võib-olla seda parem, sest kõik need Iisraeli vastased inimesed süüdistavad teda niikuinii selles, et Netanyahu veab teda ninapidi. Nii et see ongi, ma ei loe sellest liiga palju välja. Võib-olla seda ei mainita, aga mis hakkab Liibanonis juhtuma? Samal ajal tapetakse meie poisse iga päev $50 droonidega, mida Hezbollah meie vastu kasutab. Seal on relvarahu, mis on naljanumber. Kui islami režiim ei ütle Hezbollah'le, et nad lõpetaksid tulistamise, sest nende kogu olemus on Iisraeli hävitamine. Mis hakkab Liibanonis juhtuma? Ma ei tea. Ma ei näe, kuidas see sobitub meie enda sõjaga, kineetilise sõjaga meie põhjapiiril. Aga siis kus me Iisraelina seisame ja kuidas me peame seda sisemiselt lahendama? Sest mingil hetkel, täpselt nagu sa ütled, on peaaegu nagu 2 erinevat sõda, mida sa näed. See kõik on Iraan, nende käsilaste ja muu sellisega. Aga see, mis siin koha peal toimub, on minu arvates midagi, mis jäetakse kõrvale. Mitte tingimata Iisrael. See vestlus on midagi, mis on kõrvale tõrjutud. Samal ajal kui kodanikud ja tsiviilisikud küsivad, aga mis siin praegu toimub? Nad on kaasatud. Nad on kaasatud. Kogu nädalavahetuse pommitati neid. See on kohutav. Ja see, et me lihtsalt istume seal, me oleme nagu lihtne sihtmärk, see on otseses mõttes lihtne sihtmärk, lihtsalt istume seal. Ja minu teada tulistati üks sõduritest, kes paar päeva tagasi tapeti kiriku seest. Nii et, ja kuigi me muidugi nõustume, et kirikud peavad olema pühapaigad, siis kui Hezbollah neid kasutab, ei saa need olla varjupaigad. Me ei saa olla niimoodi käed seotud. See lihtsalt ei ole okei. Me oleme nagu lihtne sihtmärk. See ongi täpselt see, mida nad Gazas tegid, kas pole? Jaa, täpselt. Ja mis on huvitav ja minu arvates ka julgustav, vähemalt see üks asi, on see, et telefonikõnes Netanyahu ja Trumpi vahel eile õhtul või millal iganes Ameerika või Iisraeli aja järgi, mis iganes, eile õhtul ütlesid või nõustusid mõlemad juhid, et Iisraelil on õigus end kaitsta ja teha, mis on vajalik oma vaenlaste vastu. Ja mina võtsin seda nii, et see tähendab Hezbollah't. Ja loodetavasti ei seo Trump peagi Iisraeli käsi seoses Hezbollah'ga, sest seni oleme me võidelnud ühe käega selja taga. Ja mitte liiga palju rünnata. Ja üks põhjusi, miks meie sõdurid jätkuvalt hukkuvad peale nende lõhkeainetega droonide, millega meil on raskusi toime tulla, on ka see, et me saadame nad jalgsi miinidega lõksustatud hoonetesse. See meenutab väga Gaza olukorda, selle asemel, et kõike õhust pommitada. Aga loomulikult. Me ei tee seda, sest me ei taha inimohvreid. Aga miljon inimest evakueeriti. See on tulemus sellest, et me ütlesime neile, et nad läheksid eest ära. Aga Trump palus meil pidurit tõmmata ja mitte, tead küll, Beirutile kallale minna või mida iganes. Nii et kui tõesti see, mida Netanyahu Trumpile telefonikõnes ütles, oli okei, aga me peame Liibanoniga tegelema. Võib-olla see ongi see, mida ta temalt saab. Jah, mida ta talle samal ajal annab, seda ma ei tea. See, kuidas me siin elame, on tõesti uskumatu. Ei, tõesti. Ma veetsin nädalavahetuse koos oma laste ja nende sõpradega ning nad kõik on armees. Ja nad kaotavad sõpru vasakult ja paremalt ja see ei ole eluviis. Keegi meist ei taha nii elada. Ja ainus asi, mida inimesed peavad tegema, on meid rahule jätma. Saad aru, me ei lähe kuhugi. Saad aru, te ei hävita meid põhjast. Te ei hävita meid lõunast. Te ei hävita meid ka Iraani Islaamivabariigist.
ja see oleks hoopis teine olukord. Ja ma arvan, et enamik inimesi ei saa aru, nad vaatavad seda kohalikult, et tsivilisatsioon on palju laiemas sõjas, me oleme laiemas sõjas islami džihaadi kurjuse jõududega. Ja me oleme lihtsalt siin, sest me asume siin geograafiliselt. Fookuspunkt. Meie oleme fookuspunkt. Meie oleme esimene kaitseliin. Aga neil on suuremad ambitsioonid ja ma arvan, et selle tehingu kõige hirmutavam osa on see, et me sisuliselt ütleme, et lääs ei ole lõpuni võitlemist väärt. See on nagu natside pooleldi võimule jätmine Saksamaal pärast sõda. See on väga masendav. Aga sel teemal tahan ma siiski jääda optimistlikuks, sest kunagi ei tea, mis võib juhtuda. 24 tunniga võib kogu Lähis-Ida olukord muutuda. 48 tunniga nädalaga. 60 päeva on väga pikk aeg. Ja ma mõtlen, 60 päeva viib meid pärast 4. juulit. See viib meid juuli lõpuni. Võib-olla ongi plaan minna siis sõtta, kui kõik need asjad on läbi. Kes teab? Aga liigume kiiresti edasi meie lemmikrubriigi juurde, mis on sel nädalal natuke pikem, sest Emily on saatnud meile oma lurjused ja kangelased. Nädala lurjus. Ja väga vastuoluline teema viimastel päevadel on olnud flotill ja Ben Gvir. Ja rääkides lurjustest, siin on Emily Schroeder oma nädala lurjusega. Ma olen kindel, et nüüdseks on peaaegu kõik näinud seda kohutavat videot, kus Itamar Ben Gvir ahistab flotilli aktiviste, kes üritasid Gazasse siseneda. Ma mõtlen, et nad on täielikud idioodid. Aga nagu on öelnud peaaegu kõik Iisraeli riigis, alates peaministrist kuni tavalise inimeseni tänaval, on see jäik. See käitumine ei esinda seda, kes me oleme. See ei ole meie väärtused. See pole isegi meie seadused. Me ei käitu nii. Ja ma arvan lihtsalt, et on täiesti uskumatu, kui keegi, kes väidetavalt esindab riiki, käitub nii tundetult. Ma pole kunagi olnud selle mehe fänn, aga mis mind selle juures kõige rohkem häirib, on see, et inimesed käituvad nagu oleks see tugev poliitika või tugev parempoolne poliitika. Ja ma arvan, et seda väita on väga ohtlik, sest see lihtsalt ei vasta tõele. Kui me vaatame tema poliitikaid ja seda, mida ta on välja pakkunud, siis peaaegu kõik see on seotud iseenda promomisega. See on seotud sellega, mida ta saab oma sotsiaalmeediasse panna. See on pigem allapoole vöödlöömine kui poliitikate rakendamine, mis tegelikult kaitsevad Iisraeli riigi kodanikke, millel on tugev ja jõustatav terrorismivastane poliitika. Ja ma arvan, et see on lihtsalt häbiväärne, sest see teema on liiga oluline, et sellega mitte õigesti tegeleda. Ja kui vaadata surmanuhtluse eelnõud, mida ta edasi surus, siis see on vaid üks näide. Teda ei huvita tegelikult see, mida saab ellu viia või mis kohtus läbi läheb või mis tegelikult muudab ühiskonna turvalisemaks ja paremaks ning aitab terrorismi vastu võidelda. Teda huvitab see, mida ta saab sotsiaalmeedias väita, et ta on teinud, esitades end justkui mingisuguse kangelasena terrorismi vastu. Tegelikult pole ta midagi teinud. Ta on täielik saamatu idioot. Ta on riigile häbiks. Ta tuleks vallandada, ta oleks pidanud juba varem vallandatud olema. Aga neile, kes kahtlevad, see ei ole seotud vasak- ega parempoolsusega. Ta ei ole teinud midagi, mis oleks tegelikult noonud Iisraeli riigile turvalisema olukorra. Tegelikult on ta teinud vastupidist, sest ta mõistab olukorda valesti ega tee vahet näiteks Araabia maailmaga ja läänemaailmaga suhtlemisel, nagu nägime selle häbiväärse video ja tema käitumise puhul. Nii et Ben Gvir, sina oled minu selle nädala tõbras. Ausalt öeldes ma tõesti arvan nii. Emily on õigus. See liikumine oli igavuse tõttu hääbumas. See oli nii igav, et see tüüp, Diego, Vigo või mis iganes, pidi teesklema, et tema käed on selja taga kinni seotud, sest nad ei pannud talle isegi käeraudu. Ja siis tuli Ben Gvir ja andis neile kogu selle propaganda, mida nad vajasid, et näidata, kui kohutav Iisrael on. Isegi kui see oli peaaegu mitte teema. Ja ma ei salli teda selle pärast. Ta pani oma poliitilised ja valimishuvid riigi huvidest ettepoole. Nüüd mitte et öelda, et inimesed nagu Jair Golan, öeldes neid rumalusi, mida ta ütles, on meile palju kahju teinud. Ja see võltsvideo võltsvägistamisest, mille sõjaväe advokaat välja pani, Patsarit, nagu me teda siin kutsume. Ma ei tea, midagi, Tommy Joshani on tema nimi. Tema avaldas selle ja see tegi tohutult kahju. Nii et kahju tuleb nii äärmus vasakult kui ka äärmus paremalt. Ja ma ei anna neile andeks meie eest, sest me kõik võitleme seda sõda.
ja nemad teevad meie elu ainult raskemaks. Kui ma seda videot nägin, olin ma nagu ei. Sest tegelikult, mida inimesed väljaspool Iisraeli ei mõista, on see, et tal on väga väike järgijaskond, nagu tilluke, ja 8 mandaati. See ei ole eriti palju. 8 mandaati. Okei, aga ma arvan, et nüüd, kui ta valiti, arvad sa, et rohkem inimesi hakkab... Ma arvan, et ta on kaotanud. Ta hoiab oma võimu. Ma arvan, et ta kõnetab teatud osa elanikkonnast, õige. Ja see osa elanikkonnast aplodeerib talle. Ja see on see, mis mind häirib. Ta viskab riigi valimiste nimel bussi alla. Ja see minu jaoks, kuna ma usun, et olin kunagi vastutustundlik poliitik, kes pani oma riigi enda huvidest ettepoole, see ajab mul vere keema. Kas sul on teistsugune arvamus, Ruuti? Ei, ma olen täiesti nõus. Ja muide, ma lähen eriti vihaseks nende poliitikute peale, keda ma kaitsen. Jah. Ja siis nad võtavad kätte ja teevad midagi, mida ma ei saa kaitsta. Jaa. Ja ma tunnen end peaaegu isiklikult reedetuna. Jah. Kui kõik ründavad sind ja ma ütlen ei, oodake hetk. Ja mida ma Itamar Ben-Gviri kohta silmas pean, on poliitikaid, mida ta on rakendanud ja mida ma olen kogu aeg toetanud juba enne tema sündi, eks? Teate küll, surmanuhtlus terroristidele, peatamine, tagamine, et vanglad, kus terroriste hoitakse, ei oleks enam suvelaagrid ega eliitklubid. Kõik võimalikud asjad, mida ta teeb ja näiteks õigus juutidel palvetada Templimäel. Aga kui ta siis läheb ja teeb lapsikut jama, jah? Näiteks tema naine pani tema 50. sünnipäeva tordile kaunistuseks kollase silmuse. Või see asi, tead küll, ühe laevastiku liikme maha tegemine. Me olime selle laevastiku just nii ilusti lahendanud, jah, mängides Britney Spearsi muusikat. Ja nii ma tegin seda jälle. Ja keegi ei tohi seda puudutada. Michelle, see oli ilus. Ups, ma tegin seda jälle. Ja selle aasta see oli lihtsalt ilus. Eelmise laevastiku ajal läksime paatidele ja andsime neile võileibu. Jah, ja vaata, me tegelikult panime nad rumalana paistma. Jah, seekord oleksime ka nii teinud. Aga siis tuli Ben-Gvir. Jah. Ja tema annab neile laskemoona. Ta annab neile laskemoona. Ta andis neile võidu. Seda nad otsisidki. Täpselt. Ta annab neile võidu. Nad otsisid. Seda. Ja ma olen tema peale maru vihane. Ma arvan, et me kõik oleme maru vihased. Aga siis kogu selle asja iroonia. Need, kes Hispaaniast pärit on, maanduvad Hispaanias. See oli hullumeelne. Ja Hispaania valitsus ütleb, vaadake, kuidas selle asjaga ümber käiakse. Ja Hispaania politsei ütles, et meie sellega kaasa ei lähe. Muide, see kõik algas nii. Inimesed nägid ainult seda osa videost, kus politsei peksis laevastiku aktiviste. Ühel hetkel on neil kaela tugi, järgmisel hetkel nad juba jooksevad. Ma mõtlen, kogu see asi on algusest lõpuni propaganda. Aga tegelikult palus politsei neil lihtsalt eest ära minna. Nad blokeerisid saabuvate väravat ja neil paluti eest ära minna. Ja üks mees läks tegelikult politsei kallale ning siis politsei reageeris jõuliselt. Ja ma arvan, et kui miski on suutnud Ben-Gviri rumalust leevendada, siis on need viiruslikud videod sellest, kuidas hispaanlased flotilla pärast täiesti pöördesse läksid. Jah. Aga kui midagi veel, siis ma arvan, et üks asi tema ja tema käitumise juures on see, et nagu sa ütlesid, ego on missioonis tähtsam. Täpselt. Ja poliitikuid, olenemata sellest, kas sa nõustud nendega teatud asjades või mitte, tuleb tegelikult vastutusele võtta. Aga nad peavad ka ise oma tegude eest vastutama, sest nemad on seal sinu jaoks, mitte vastupidi. Kahjuks näeb tema valijaskond seda pigem vaenlase ületrumpamisena, mitte vaenlasele selle võidu andmisena, mida nad otsisid. Nagu Ruuti ütles, tehti see nii sujuvalt. Kogu see flotilla saaga on olnud laitmatult lahendatud. Ja siis ilmub see idioot välja. Ma ei saa. Ma nägin midagi üsna uskumatut. Ma ei tea, kas see on Kanal 10. See oli põhimõtteliselt umbes 7-9 aastat tagasi, jälgides üht lääne naist. Ma arvan, et ta oli hollandane või sakslane, kes infiltreerus ISP-sse, mis oli solidaarsus Palestiinaga või midagi sellist. Ja neid ei huvita palestiinlased, nagu me juba teame seda. Aga miks nad tulevad Hebronisse? Sest nende kogu eesmärk on kaos. See on lääne alla kiskumine. Ja parim koht selleks on siin, kus lääs tegelikult võitleb kaose vastu, eks? Nii, et ta tegutseb varjatult. Nad räägivad sellest, kuidas pole vahet, mida palestiinlased teevad. Sa ei ütle kunagi nende kohta midagi halba. Pole vahet, kas nad teevad terroriakte. Sa ei ütle kunagi midagi halba. Nad on alati vastupanu osutamas. Nad on alati vastupanu osutamas. Nagu ja sa võisid neid vaadata, kuulda, kuidas nad andsid talle neid väga konkreetseid juhiseid. Ja see on uskumatu vaadata. Sa pead seda nägema. Uskumatu.
aga see on uskumatu, aga see ongi täpselt see laevastik, eks. See ei puuduta Gazat. Nad ei jõua sinna, seda. Nad ei murdnud isegi õhku. See ei teinud isegi nägu. Nad ei teinud isegi, aga see on seotud kaosega. Ja see, et nende enda Hispaania politsei neid peksis, see on ka nende jaoks hea. Kõik head rahvad nüüd. Ja nad on nii suurepärased inimesed. Ma lihtsalt loodan, et kõik saavad aru, et need inimesed on kaose agendid igal pool. Igal pool. Mitte ainult siin. Me oleme lihtsalt neile lihtne sihtmärk. Olgu. Liigume edasi kõigist nendest idiootidest, kes on selle asja kõikidel pooltel. Ruuti, kes on sinu selle nädala tõbras? Minu selle nädala tõbras on tegelikult mitmuses. See on J Street, see organisatsioon ja need juudi organisatsioonid, kes ründasid suursaadik Yehiel Leiderit, meie suursaadikut Washingtonis, selle eest, et ta ütles, et J Street on vähk juudi kogukonnas. Ja ta ütles seda sellepärast, et J Street hääletab Iisraeli vastu igal võimalikul moel ja on sisuliselt osa boikoti, desinvesteerimise ja sanktsioonide liikumisest. Soovides takistada raudkupli raketipatareide ja kõige muu müüki. Nemad, ja nad on alati nii öelnud, J Streeti juht on tegelikult iisraellase poeg. Ja kes see on? See on pikk lugu, aga tegelikult parempoolse iisraellase poeg, kes lahkus Iisraelist pärast tüli Ben Gurioniga, kes oli tema jaoks liiga vasakpoolne. Igatahes tema poeg Jeremy Benami on alati öelnud, et me oleme Iisraeli pooldajad. Me oleme Iisraeli-meelne juudi organisatsioon. Tegelikult ütlen ma tõesti, Iisraeli vastasus on uus Iisraeli meelsus. Seal nad on. Aga põhjus, miks Yehiel Leider, suursaadik, seda ütles, oli just see, nad õõnestavad, nad nimetavad end ise. Ta ütles, kui nad oleksid end nimetanud Palestiina pooldajateks, poleks ma seda öelnud, sest siis oleksid nad olnud ausad. Ja ma olen kohtunud Palestiina pooldajate rühmadega, aga ära ütle mulle, et sa oled. Iisraeli. Ja need juudi organisatsioonid, kes tema öeldu vastu välja tulid, olid muidugi vasakpoolsed, radikaalsed juudi organisatsioonid. Nii et need on minu tõprad. Ja ma kaitsen Yehiel Leiderit selle eest, mida ta ütles. Ma olen sinuga nõus. Ma kaitsen ka Yehiel Leiderit. Tal on õigus. Tead, nad ütlevad, et neil oli Twitteris kellegagi vaidlus. Ei, neil on lihtsalt erinev arvamus sellest, mis on Iisraeli jaoks hea. Mis on Iisraeli jaoks hea? See pole isegi, me ei räägi isegi sõjalisest abist. Me räägime asjadest, mille me ostsime, mis tähendab, et nad pooldavad ainsa juudi riigi maailmas boikoteerimist. Ära ütle mulle, et sa oled sionist. Sa oled parimal juhul postsionist või halvimal juhul antisionist. Igal juhul oled sa kindlasti tõbras ja me toetame Yehiel Leiderit. Kõik teised võivad seenele minna. Hästi tehtud. Ei, aitab, tule nüüd. Ei. See on tõsi. Shoshana. Mul on tegelikult 2 tõprat, aga need on omavahel väga seotud. Üks on barista, ma arvan, et ta on 19-aastane, mis muide, emana on see tegelikult hirmutav. 19-aastane joonistab haakkristi kohvitopsile, mille ta andis Londoni juudi baarile. Mida? Kui ärapööranud peab inimene olema, et oma töökohal tuvastada vanem juudi baar ja omada jultumust joonistada nende kohvile haakkrist? Mida see ütleb keskmise uskumussüsteemi kohta ja selle kohta, et ei muretseta vallandamise pärast? Oota korraks, mida see ütleb selle kohta, et ei muretseta vallandamise pärast? Lähme siis Californiasse. Seal hakkab see rämpstüüp karjuma ühe Iisraeli baari peale, kes registreeruvad hotelli, kus ta töötab. Ja ta ütleb, Vaba Palestiina. Ja siis nemad on nagu, mis? Ja tema ütleb, ma ütlesin lihtsalt, et Vaba Palestiina. Ma saan aru, mida sa mõtled. Ära saa minu peale pahaseks. Ja nemad on ikka segaduses. Mis? Ja tema küsib, kas sa oled beebitapja või teenisid sa Iisraeli kaitseväes? Sa võid vaadata. Kas oled sionist? Ütle head aega. Head aega. Kas oled beebitapja? Kas sa teenisid Iisraeli kaitseväes? Kas sa teenisid Iisraeli kaitseväes? Sinu minu mäng. Sinu minu mäng. Sinu minu mäng. Mängu pantvang. Ta ei karda vallandamist. See ongi plaan. Eelmise nädala kaassaatejuhina Ariel Cohen näitab. Ta teeb tegelikult video ja ütleb, ma kihla vean, et tema GoFundMe kampaania, GoFundMe ühisrahastuskampaania on kohe välja tulemas.
ja enne kui ta selle isegi üles laadis, oli see juba väljas. Juba on umbes $12,000 koos, nagu ma kogun oma organisatsioonile ühisrahastuse kaudu raha, mis tegelikult aitab inimesi. See idioot kogub endale ühisrahastust, sest ta lasi end meelega vallandada, väites, et ta lihtsalt ütles, et me tasakaalustasime õhtusöögi. Ja nüüd idioodid üle kogu maailma maksavad selle tüübi töötu olemise kinni. Ja ma ütlen, et need tüübid on kõige suuremad petised. Te arvate, et see on Palestiina pärast. Täpselt nagu see laevastik polnud Palestiina pärast. See pole ka Palestiina pärast, kutid. See on seotud raha teenimisega viimase skandaali pealt ja neil pole mingit probleemi juutide otse bussi alla viskamisega. Nii et kui te toetate neid inimesi, toetate te iseenda hukku. Absoluutselt. Ja ma mõtlen, see on ajupesu oma parimal kujul. Teist võimalust pole. Need inimesed, see on uskumatu. Nad on kõik ajupestud. Mida nooremad nad on, seda rohkem nad on ajupestud. Seda rohkem nad vajavad kuhugi kuulumist. Seda enam nad tunnevad end kõrvale jäetuna, seda vähem on neil sõpru. Seda ma tahan tsiteerida oma sõpra Xavierit. Mida tema ütleb? Inetu kaotaja. Taal on õigus. Issand, nad kõik. Ei eksi. Ma tean, et see on jõudnud palju kaugemale, aga see on ikkagi väga selge viis nõrga mõistusega inimesi indoktrineerida. Tead küll. Ja keegi ei ehita selle vastu midagi, nagu keegi ei ehita. Ja pole mingit identiteeti, millega vastu astuda. Ja nagu sa eelmisel aastal väga targalt ütlesid, ma ei unusta sinu häid tsitaate, Shoshana. Kui sa ei seisa millegi eest, siis usud lõpuks kõike. Ja täpselt see toimubki siin nende idiootidega. Ja. Imelised tõprad, me lasime teil 2 saada. Me ei tee seda iga nädal. Olgu Bellami. Minu tõbraks on üks daam nimega doktor Shola. Vaadake seda. Miks peaks olema küsimusi tekitavate vaadetega film? Kui see on paremäärmuslik, rassistlik, äärmuslik üritus, siis mida kuradit ma siin teen? Kallis, lase ma aitan sind sellega. Selleks ei pea sa suitsetaja olema. Näed, põhjus, miks sa siin oled, on see, et sa teed täpselt seda, mida iga teine mustanahaline, paremäärmuslik rassipiire valvav tõbras on teinud aegade algusest peale. Puudjemain! Vaata, sinus pole midagi ainulaadset, tüdruk. Sinus pole midagi uut. Me oleme sind juba varem näinud. Sinusuguseid on varemgi olnud. Ma ütlen ainult seda. Kui see, mida sa teed, mille jaoks iganes sa seda tahad, jõuab oma loomuliku lõpuni, siis ära tule meie juurde tagasi. Minu asi on see, et ma olen teda juba mõnda aega jälginud, eriti X-is, sest ta on üks neist inimestest, nagu ma Ruthile varem ütlesin, kes kasutavad sama meetodit ja keelt nagu väga-väga privilegeeritud eliit mustanahalised inimesed. Ma olen rõhutud, ma olen naine. Nii et ma olen alati öelnud, et miks ta ei koli Nigeeriasse, kus ta oleks enamusrass ja siis tema sugu ei mängiks enam mingit rolli. Siis peaks ta tõesti toetuma oma saavutustele. Ja Aimesena, kes on nii tunnustatud, ta on doktor, ta on jurist, ta on autor. Raamatumüük peab väga halvasti minema, sest tema ainus fookus on Iisraeli ja juutide vihkamine. Aga see video, mis mind tõesti üle ääre ajas, oli see hetk, kui ma mõtlesin, Ganush, mul aitab. Kui USA suurimas mošees toimus tulistamine, tõi ta selle tagasi teemani, et kui midagi sellist juutidega juhtub, siis on kõikjal meedias, uudistes, kõik politseinikud kohal. Ja siis kogu see jutt, ma mõtlen, kuhu sa sellega jõuda tahad. Mis on sinu lõppeesmärk? Sest lõpuks ma tean, et sa vihkad juute. Alustame sellest. Sa vihkad juute ja sa vihkad Iisraeli. Aga kuidas sa saad teha sellest oma kogu identiteedi, kui oled haritud inimene, et nüüd pidevalt rääkida, kui väga sa vihkad Iisraeli ja kui väga sa vihkad Palestiinat? Kui see oli valge juudi mees, oli see kohe antisemiitlik rünnak, antisemitismi tõus. See oli kohe üleriigiline kriis, ausõna. Kui nad nüüd tulevad ja ütlevad, et need 2 terroristi oli vaimselt haiged, siis ma karjun. Te ignoreerite mustanahalise mehe vaimset haigust, kes pani toime noarünnaku juutide ja moslemite vastu. Te nimetasite seda millekski, mis see ei olnud. Riiklik kriis. Aga kas see on siis kahtlustatav õhuvõrdsus? Kui me kõik näeme, et need 2 terroristi sihtisid spetsiaalselt moslemeid, Jumal karistagu teid. Ja miks te kurat tsenseerite juudi inimesi? Miks te asetate juudi inimesi moslemite valu ja kannatuste keskmesse? Teie meedia ei räägi kunagi moslemi kogukonna hirmudest ega sellest, mida nad läbi elavad, kui näiteks juudid on rünnaku all. Välja arvatud siis, kui süüdistatakse moslemeid. Samas sööd sa oma seemneteta arbuusi, mis ei ole Palestiinast.
see on Iisraelist. meie tegime seda ka. See on minu jaoks praegu naljakas, et seda inimest ikka veel kutsutakse telesaadetesse ja talle antakse sõna kui rõhutud mustanahalisele naisele, sest raamatumüük on halb. Noh, ja ta ei lähe ka oma riiki, sest ta teab, et islamistid põletavad seal kirikuid ja tapavad kristlasi. Ta ei jääks ellu. Milline ajalugu? Sa ei jää ellu. Milline silmakirjatseja? Aga miks sa ei võiks lihtsalt toetuda oma saavutustele ja sellele, kes sa oled? Sest varem oleks see olnud näiteks hommikusaates ja nii edasi. Ma olen mustanahaline naine ja see ongi minu raamatu põhituum. Ning sinu viites on see justkui kuritegu. Lähme edasi. Raamatumüük ei lähegi nii halvasti. Ma ei saa tegelikult midagi kirjutada, sest see ongi põhiteema. Ma ei imestaks, kui ta hakkab kirjutama sellest, kuidas tema toetus Palestiinale ongi see, mis teda tõeliselt vabastab tema ülimalt eliitses ja jõukas Londoni linnaosas. See on pettus, nagu sa ütlesid, see ongi petuskeem, eks? 100%. Olenemata sellest, kas sa oled keegi, kes tegi kristilaadse asja või oled keegi, kes praegu petuskeemi ajab. See on praegu pettus. Ja kõik langevad selle lõksu. Aga mis on traagiline, isegi hullem kui traagiline, on see, et petuskeem töötab ainult siis, kui see on parasjagu moes. Jah, olgu. Nii et see on petuskeem. Sa teenid raha vihates Iisraeli ja juute, jah, see on nüüd päevavalgele tulnud, eriti pärast 7. oktoobrit, mis on täiesti ebaloogiline, aga las see olla. Antisemitismi plahvatus oli nagu hea küll. Nüüd saame selle pettusega raha teenida, aga mind šokeerib, et just selline suundumus seda võimaldab, Mina ei ole šokeeritud, sest nagu me teame, antisemitism on kerde unega. Iga 100 aasta tagant või isegi sagedamini tõstab see pead. Me teame seda. Ma ei ole šokeeritud. See, mis mind šokeerib, on see, et ma mõtlen endamisi, kui palju hullemaks see veel läheb, enne kui olukord muutub. Kas sa saad aru, mida ma mõtlen? Ma ei tea, kui halvaks see veel võib minna. Kas asi läheb nii hulluks, nagu Natsi-Saksamaal 30-ndatel? Sinu arvates oleme me juba seal. Ma ei arva, et see alles algab. Me oleme juba seal. Sest see, mida ma New Yorgis nägin ja kogesin, oli minu jaoks... See on koht, mida ma kunagi koduks nimetasin. Ma elasin seal 17 aastat. Ma alustasin seal oma täiskasvanu elu ja ma ei tunne seda enam ära. Ja üks, kellel on olnud mingi tunne seoses sõjaga või kui sa kannad Taaveti tähte või isegi midagi väikest, siis lööb see haigus neis kohe välja. Ja sa hakkad nägema, kuidas inimesed muutuvad. Nad muutuvad sõna otseses mõttes justkui koletisteks. Ja kui ma olin sellel Nakba mälestusüritusel, siis me kaotasime, nii et me tähistame. Meil ei õnnestunud juutide genotsiidi läbi viia, nii et nüüd me leiname. Nii et sa näed kõiki neid protestijaid ja kõike muud, kes on palgatud. Aga kõige hirmutavam on see, et kui sa lähed Iisraeli toetavale meeleavaldusele või millelegi, mis räägib 7. oktoobrist, siis pole seal mingit pressiesindajat ega midagi sellist. Sa lähed ja küsid juudilt, kuidas ta tunneb end toimuva suhtes. Nad vastavad sulle. Nad jõuavad asja tuumani. Mitte ükski neist inimestest nendel protestidel ei tee seda. Nad ei räägi. Nad ei saa rääkida. Ja see ongi see valge mees, kes jookseb ringi ja ütleb, ei, sa ei tohi öelda. Ja ma mõtlesin, kuidas apartheidiga on? Kuidas siis sellega on? Ma mõtlesin, et see on väga rõhuv, aga te nimetate meid nii. Aga teete seda oma enda inimestega. Ja siis on neid, kes ei saa üldse aru, mis toimub. Nad lihtsalt on seal. Oma palga pärast. Kas sul on pitsa? Jah. Nad on lihtsalt seal pitsalõigu ja palga pärast. Ja Jumal teab, mida nad veel kinniste uste taga teevad. Jah. Kes nad on? Sa näed hirmu nende silmades, sest nad ei tea tegelikult, kuidas vastata küsimusele, mille sa esitad. Neil lihtsalt puudub. Jah. Nad on, antisionismi liikumine, Vaba Palestiina liikumine on kultus. No mõned natsid, kui sa mõtled selle peale, on natuke... Natsid olid ju, tead küll, sa järgnesid Gurule. Jah, ja oligi kõik. Ja sina tõusid auastmetes, olles parem sõdur ja parem inimene. Ja sa lihtsalt ütled loosungeid, millel pole mingit tähendust. Jumal, nii palju tõpru, nii vähe aega. Olgu. Minu selle nädala tõbras on osariigi esindaja Maureen Galindo San Antoniost, mis on väga tore koht, sest mu sõbrad Heigeid elavad seal. Ta kandideerib nüüd uuesti ja võitis demokraatide eelvalimised. Muidugi ta võitis. Aga põhjus, miks ta on minu selle nädala tõbras, on see, et ta kutsub üles rajama kinnipidamiskeskusi sionistide jaoks. Jah,
ta on nii kaugele läinud. ta kutsub üles koonduslaagrite rajamisele sionistide jaoks, kes pannakse sinna koos USA immigratsiooniameti ametnikega, kes püüavad oma tööd teha ja riigis ebaseaduslikult viibivaid inimesi kinni pidada. Nii et tema suur kampaania lubadus on: ma võtan USA immigratsiooniameti kinnipidamiskeskused, mis on mõeldud ebaseaduslikele sisserändajatele, ja panen sinna USA immigratsiooniameti ametnikud ja juudid. Ja ta ütleb, et hakkab pedofiile kastreerima. Ja loomulikult on kõik sionistid need pedofiilid, keda ta kavatseb kastreerida. Ilmselgelt. Muidugi. Ja seetõttu on tekkinud ka veidi vastureaktsiooni. Inimesed ütlevad, et võib-olla läks ta liiga kaugele ja demokraatlikust parteist pole lihtne midagi välja saada. Minu arvates pole see kaugeltki piisav, absoluutselt mitte piisav. Aga fakt, et me oleme aastas 2026 ja kellegi manifest räägib juutide koonduslaagritest. Kutsuge meid sionistideks, aga me oleme kõik juudid. Ja panna nad sinna koonduslaagrisse ning kastreerida pedofiilidest sionistid. Ma arvan, et see näitab lihtsalt, kuhu me maailmas oleme jõudnud. Ja seega, vaata, ma loodan, et see rämps ei saa valituks selle naeruväärse rassismi tõttu, mille ta on valla päästnud. Ja ma olen väga tänulik, et eelmisel nädalal ei saanud Thomas Massi, kuulus antisemiit, oma partei nominatsiooni, mis tähendab, et vabariikliku partei mõistlik osa on võitmas. Ja nad teavad seda võitlust ja seda vestlust. Ma arvan, et demokraadid ei pea seda võitlust ega seda vestlust, aga võib-olla viib Maureen Galindo nad sinna, et seda võitlust ja vestlust pidada. Bernie Sanders pole midagi öelnud, Chuck Schumer pole midagi öelnud. Keegi pole midagi öelnud Maureen Natsi Galindo vastu, aga loodetavasti kaotab ta ja me saame varsti tähistada õnnelikku lõppu koos selle nädala tõpraga. Maureen Galindo, mul ei ole sinu jaoks piisavalt sõnu, aga sa oleksid olnud väga hea sõdur 1930-ndatel. Nii et jätka samas vaimus ja võib-olla satud lõpuks auku, kust keegi sind välja tõmmata ei taha. Scott, nädala tagumik. Pro-Palestiina transaktivist peaks poolt vahetama, sest siis kastreeritakse ta tasuta. Oi. Suurepärane. Sina ei teinud seda. Tema tegi. Tema tegi. Kas Kamala Harrisel ei olnud plaanis tasuta anda? Mis? Aborte, operatsioone. Tasuta operatsioonid ebaseaduslikele sisserändajatele. Sest jah, Mehhiko ebaseaduslikud sisserändajad, kes siia tulevad, tõesti tahavad. Tõesti oli nii, et hei, mis toimub? Nad tahavad operatsiooni saada. Olgu. Nüüd peame alati oma hinge puhastama ja natuke teraapiat, natuke positiivset energiat, natuke pereteraapiat siin koos meie nädala kangelastega. Ja iga lurjuse kohta on palju kangelasi. Alustame seekord sinust, Bellami. Kes on sinu selle nädala kangelane? Minu selle nädala kangelane on tüdruk nimega Basin Bushi ja ta on poliitiline kommentaator. Vaata, mida ta tegi Piers Morgani saates. Lapsi on vägistatud ja selle asemel, et inimesed keskenduksid sellele, need lapsed on vägistatud. See räägib rassismist. Vaata seda ja kõike seda. Mida ma üritan öelda, on see, et naisena võiksid sa olla kaastundlikum. Ei, ma ei pea siin vestlust domineerima. Kui keegi ütleb sulle, et noori naisi rünnatakse ja sinu esimene vastus on jah, sest sa tead, et see, mida sa teed, on vastik. Ja see on demoonlik. See on nii demoonlik. Mida ta teeb? Millest sa räägid? See on raha. See ajas kellegi stuudiost lahkuma. Mul on selle saate paneeli liikmete jaoks reegel. Lollidel pole lubatud osaleda. Ja mõnikord me langeme sellest allapoole. See, kuidas sa selle paneeli alustasid ja kuidas sa selle lõpetasid, viitab sellele, et sa poleks pidanud meie latti ületama. Sest ausalt öeldes oled sa olnud mitte ainult rumal ja halvasti informeeritud, vaid oled ka hulga valesid rääkinud. Aga siis... Otse lõpus oled sa ajanud ühe meie püsipaneeli liikme lahkuma, sest sa rääkisid ise jälke valesid. Ei ole. Sa tegid jälke vihjeid selle kohta, mida ta tegi või ei teinud. Ma ei öelnud seda. Ma lihtsalt küsisin, kus oli tema kaastunne? Ma olen sellesse naisesse armunud. Ma olen näinud, kuidas ta on kasvanud ja ta lihtsalt ei lase end kõigutada. Ta on nagu puu, mis on nii kindel ja juurdunud. Ja ma olin nii uhke, kui nägin teda rääkimas Marsil, mille nimi oli Ühendage lääs, Tommy Robinsoni Ühendkuningriik.
ja selle inu seisneb selles, et ma juba teadsin, et Piers Morgani saates olevad paneeliliikmed on ühed kõige jälgimad inimesed. See on tõsi. Ja ma ei jõudnud ära oodata, et näha, kuidas ta käitub ja kuidas ta ei hakka millegi pärast emotsionaalseks muutuma. Ja ta tegi seda nii hästi, et Piers Morgan ajas suisa suust vahtu. Ta näitas tõesti kõike, mis tema peas toimus. Ja järgmisel päeval rääkis ta kõik ära. See on tegelikult see, mis juhtus. Ma saabusin, ta ei öelnud mulle tere. Ja siis ütles ta, minu nimi on Bassin Bush. Nagu, mis see on? Mis su nimi on? Kogu aeg sõimas ta oma töötajaid. Ja siis äkitselt hakkas ta teda narrima. Üks teistest paneeli liikmetest lahkus selle peale stuudiost. Ta kõndis lihtsalt minema ja ta ütles, kõik, mida sa oleksid pidanud ütlema oli, ma tunnen, tead, mul on tunded ja mul on kahju vägistamise ja kõige selle pärast, mis siin riigis on illegaalide vägistamisjõukude tõttu juhtunud. Ma tunnen, et kõik, mida ta oleks pidanud ütlema, oli, sa ei pea minuga nõustuma ega vastu vaidlema. Kõik, mida sa pead ütlema, on, ma tunnen kaasa. Ja ta jätkas selle naise torkimist. Ta küsis, kas sul on kaastunnet? Kas sul on... Samal ajal, kui tema rääkis ja siis Piers läks. Ja siis ta lihtsalt nagu kõik, mida ta oleks pidanud ütlema, oli see. Ja ta ütles, sul oli just üks paneeli liige, kes lahkus. Ja ta ütles, ta lahkus ise, ma ei sundinud teda. Ma armastan sind, ta oli suurepärane. Ja huvitaval kombel lahkus ta siis, kui Bassin Bush ütles talle, kuidas sa tunneksid, kui sinu tütar, kui sinu tütart vägistaks. Ja siis ta tõusis püsti, võttis mikrofoni ära ja oli nagu, vabandust, mis sul viga on, kuidas sa ennast tunneksid? Ja täpselt ta käitus, nagu keegi sooviks seda talle, Saarale. Ja. See polnud üldse nii sõnastatud. Absoluutselt. Kõige kurvem osa on see, et see pole peretõde. Ma armastan neid. Ma armastan neid enesekindlaid naisi. Ja Ühendkuningriik vajab neid. Ja see, et nende jaoks on ta solvang, nagu ka sina omal moel, sest Jumal hoidku, et sa peaksid olema oma riiki toetav ja patriootlik ning olema värviline naine. See ei saa juhtuda. Ei, see ei saa juhtuda. Tead, ja ta on neil otse nina all, ning nagu sa ütlesid, rahulik ja enesekindel. Ma armastan teda. Ma olen teda juba mõnda aega GB Newsis jälginud ja ta on tõesti hea. Jah, fantastiline kangelane. Aitäh, Bellamy. Shoshana. Okei, minu kangelased on ilmselt sellepärast, et ma tunnen end väga nagu ruuti. Nagu, mis siin toimub? Kas meid jäetakse maha ja nagu, mis toimub? Ja tõde on see, et see pole isegi minu või meie kohta. Mul on Iraani rahva pärast kohutavalt kahju. Jah, nagu nad peavad end tundma täiesti hüljatuna. Nad tõesti tunnevadki. Nii et ma olen mures, aga siis ma loen teatud vabariikliku partei tegelaste arvamusi, kes samuti ütlevad, et see ei saa juhtuda. Me ei saa praegu peatuda. Näiteks Mike Pompeo. Ta võrdleb neid tingimusi 2015 aasta Iraani leppega. Siis ütleb ta, et see võimaldab Teheranil kogu maailma terroriseerida. Yeah. Lindsey Graham tuli samuti selle vastu välja ja ütles, et see oleks Iisraeli jaoks õudusunenägu, kui Iraani konflikti lõpetamiseks sõlmitakse lepe. Sest arvatakse, et Hormuzi väina ei saa kaitsta Iraani terrorismi eest. Ja Iraanil on endiselt võimekus hävitada suuremaid Pärsia lahe naftataristuid ning siis nähakse Iraani domineeriva jõuna, mis vajab diplomaatilist lahendust. Ja ta ütleb seda, põhimõtteliselt ütleb ta, et see ei juhtu nii, ta saab aru ja ütleb, et see ei ole hea kokkulepe. Ja seni, kuni on inimesi, kes seda ütlevad, tunnen ma, et on nagu väike lootuskiir. Nagu mitte kõik ei toeta seda seisukohta ja kui nad hakkavad üle piiri minema, siis hakkan ma tõesti muretsema. Aga mul on hea meel olla optimistlik nagu sina ja ma hindan vabariiklasi, et nad tulid välja ja ütlesid, et see ei ole hea mõte. No, ma olen sinuga nõus. Meie süda on Iraani rahva poolel. Nemad on need, kes on kõige rohkem kannatanud ja nad elavad natsistliku diktatuuri all, mis tapab naisi selle eest, et nad näitavad juuksekarva, vägistab naisi ja siis tapab nad. Need on samad koletised, kes tulid üle piiri 7. oktoobril ja tegid meie naistele sama. Ja kui maailm seda ei näe, siis ma ei tea, mis maailmas me elame. Ma tõesti ei tea, aga loodame, et mul on õigus ja te kõik eksite. Jah, oleksin hea meelega eksinud. Ruubi, kes on sinu selle nädala kangelane? Olgu selle nädala minu kangelased on selle videoklipi produtsendid, mis avaldati juudi püha Shavuoti eelõhtul, mis oli mõned päevad tagasi. See on tegelikult Likudi partei kampaania käivitamiseks, aga see klipp, mis selle juures nii geniaalne on see, et see räägib perest, kes istub õhtusöögilaua ümber. Ja poeg tahab üles tunnistada, tahab vanematele tunnistada, et ta toetab Bibi Netanyahut. Selgub, et Jumal lõi kalad. Ema. Gal nefesh. Isa, ma tahan teile midagi rääkida.
sa ütled, ma ulliktate näilähni marr. Paatse mu soganna. وايتت مغنزي كهزال بعمر تاعي شامبانيا ادي معلمة alati julged. Rääkida, ma olen parempoolne, okei. Okei, kõik on korras, keegi ei ole süüdi. Päevadel ma arvan, et hästi. Vau, veearvestus, see on maja omanik. Okei. Vesi, pumm, ma olen Bibi toetaja. Milline unistus. Kas sa tahad näha? Ma ei ole kindel, kas see on. A tu kuidas Brõgnul? Kas sa rääkisid? Kultuur koos inimestega. 6-70 veerandit plahvatusi, sest keegi ei sööda brissit. See pole miinimum. See ei kuulu asja juurde. Ima, teie hoolitsete selle eest. Seda. Taeva all emma, elagu. Ei ole üksi. Üle 2 miljoni parempoolse valija seisab igal aastal silmitsi pilkamise, viha ja vihkamisega. Ainult partei usu tõttu. Otsige Google'i. Ära vajuta sellele ema, sa ei näe seda. Sa oled müüt. Otsi Google'ist, beebist, mitte pool inimest. Ema, sa oled tõeline homo. Oled sa päriselt sina? Ja kui tal on midagi sulle öelda, siis öeldakse, et sa oled gei. Ja tema ütleb ei ja siis öeldakse, see on okei. Me armastame sind igal juhul. Ja klipp jätkub. Ma ei taha seda kellelegi ära rikkuda. Sa võid seda ise vaadata. See läks internetis viraalseks. Elon Musk jagas seda, samuti Ted Cruz. Ma kirjutasin sellest arvamusloo, sest tõesti, mis see siis on, mis teeb selle nii eriliseks. Ja see seostub sellega, mida sa ütlesid. Kui mustanahaline naine ei mahu vasakpoolsesse malli, siis juhtub sama asi ka siin. Selles klipis küsitakse temalt, aga kuidas? Kuidas sa saad olla Netanyahu toetaja? Sa loed raamatuid, sa olid eliitüksuses armees, eliitluureüksuses. Sa ei saa, sa ei võiks olla. Nii et võte on selles, et kui sa ei mahu mingisse malli. Ja see oli tegelikult väga naljakas klipp, aga kahjuks vasakpoolsed läksid selle peale täiesti pööraseks, sest neil on lubatud nalja teha. Ja nad teevad seda satiirisaadetes kogu aeg. Ja see üks väike klipp pani kõik küsima, hei, miks? Jah, pean ütlema, et Likudi valimisklipid on alati väga head. Need on alati väga naljakad ja väga head. Ja vaata, need ongi need vestlused, mida inimesed omavahel peavad. Sa näed seda Ühendkuningriigis, tead küll. Ajal, kui ma olin veel rohkem seotud Ühendkuningriigi asjadega, kui ma lahkusin. Kõik käis Brexiti ümber ja pered olid lõhestatud, sest kui sa ei uskunud Brexitisse, siis pidid sa olema narr. Tead, sul ei saanud olla arvamust, mis ei olnud kas parempoolne või vasakpoolne arvamus, nagu see tol ajal oli. See on väga naljakas klipp ja lihtsalt, tead, palju rohkem inimesi on parempoolsed, kui inimesed tahavad tunnistada. Sama juhtus korduvalt Trumpiga. Keegi ei arvanud, et ta võidab, sest keegi ei eeldanud, et keegi nende tuttavatest hääletab Trumpi poolt. Aga nad siiski tegid seda. Ja sama asi toimub praegu ka Spencer Pratti puhul, mis muide mulle väga meeldib. Ta kandideerib Los Angelese linnapeaks. Kandideerib korrumpeerunud ja ebapädevate inimeste vastu, kes lasid linnal allamäge minna, lasid selle maha põleda, lasid kodututel tänavad üle võtta, süstled igal pool. See mees astub välja ja ütleb, et aitab küll ning keegi ei tahtnud temast rääkida, aga nüüd toetavad teda vaikselt kõik, isegi Hollywoodi eliit. Ja ma arvan, et see klipp räägib nii paljudest erinevatest olukordadest üle maailma, kus on peaaegu tabu teatud inimeste poolt hääletada, kuid inimesed siiski hääletavad. Ja ma ütlen sulle, see ei ole midagi uut, tead. Richard Nixon, kui ta võitis teise ametiaja, siis Pauline Kael, kuulus filmikriitik, kirjutas. Kui ta võitis ülekaalukalt, kirjutas ta. Ma ei suuda uskuda, et Richard Nixon võitis ülekaalukalt. Ma ei tunne ühtegi inimest, kes tema poolt hääletas. Ta oli seal oma väikeses maailmas ja ma lasin tal olla. Nad lihtsalt ei öelnud talle. Võib-olla nad ütlesid, nad ei tunnistanud seda, ei tema sõber ega. Aga ta ei ole sõber, ta on oma mullis koos inimestega, kes ei teinud seda, samal ajal kui enamik ülejäänud riigis tegi. On väga tõsi, et inimesed on oma mullides. Ja tegelikult just seda ongi sotsiaalmeedia suutnud teha. See on kõik eraldanud. Ja nii inimesed. Ma arvan, et Iisraelis on seda vähem, sest me oleme palju väiksem riik ja suhtleme palju rohkem omavahel. Aga inimesed räägivad ainult nendega, kes mõtlevad nagu nemad. Jah, täpselt nii, nagu inimesed räägivad internetis ainult nendega, kes mõtlevad nagu nemad. Ja see on suur probleem. Ja see video oli tegelikult geniaalne. Okei,
minu selle nädala kangelane on kultuuri ja kunsti vallast, samuti tavapärasest veidi erinevalt. Laszlo Nemes on režissöör, kes võitis palju auhindu 2015. Aastal tehtud holokausti filmi Sauli poeg eest. Ta on praegu Cannes'i filmifestivalil, tead küll, uue filmiga, mille ta just välja andis. Ja ta on põhimõtteliselt välja öelnud, et praegu toimub antisemitismi orgia, mida aktsepteeritakse ja edasi surutakse. Ja ta ei saa aru, kuidas me siia jõudsime. Ja ma alati tunnustan inimesi nendes ringkondades, kes on osa sellest antisemitismi orgiast, kus on täiesti vastuvõetav mustata ja laimata Iisraeli ilma pikemalt mõtlemata. Kus sul on idioodid nagu Javier Bardem, kes arvab, et on Superman, sest ütleb vaba Palestiina. Ja siis on sul üks vapper Ungari filmirežissöör, kes ütleb, kus me praegu elame. See on antisemitismi orgia. Ja ta ütles seda The Guardianile, mis pole just meie poolel. Ja seetõttu on ta minu kangelane, sest see nõuab julgust astuda oma enda kogukonna vastu, isegi siis, kui see on õige asi. Teda ei tänata selle eest, ta tühistatakse ja ta tegi seda ikkagi. Nii et Laszlo Nemes, sina oled sel nädalal minu kangelane. Aga see ongi parim osa, kui ma näen seda meelelahutustööstuses või kunstis, mulle meeldib seda näha, sest sa räägid inimestest, kellel on meeskonnad. Väga paljud inimesed ei saa tegelikult kogeda neid inimesi sellistena, nagu nad päriselt on, enamiku ajast. Nii et tavapärane seisukoht on, et hoia poliitikast eemale, tee kindlasti seda või siis lihtsalt ütle vaba Palestiina, tee seda kindlasti, sest see on see suund, kuhu me peame liikuma ja praegu on see tööstuses oluline. Ja kui sellised inimesed tõesti näitavad, kes nad on ja ütlevad, see olen mina, need on minu väärtused ja siin ma seisan ja sa seisad kindlalt öeldes, mind ei huvita, kui mind tühistatakse, mind ei huvita, mida iganes nad teevad. Ma töötan ja seisan selle eest. Ma teen õiget asja. Ja me oleme hiljuti näinud selle kohta mõningaid näiteid. Ja need inimesed on minu jaoks kangelased. Ma mõtlen, et see on maailm, kus me elame. See nõuab tegelikult julgust, kui sa astud vastu oma ringkonnale. Meil on lihtne inimestega rääkida. Ilusad inimesed. Täpselt nii. On palju raskem välja tulla ja öelda midagi teistsugust. Täpselt nii. Palju rohkem. Täiesti nõus. Ja seetõttu austame sind ja kõiki meie kangelasi. Me palvetame meie sõdurite ja meie riigi turvalisuse eest. Me palvetame Iraani rahva eest. Me palvetame, et meie vigastatud sõdurid paraneksid kiiresti. Me ei tea, mida see nädal toob, aga me teame, et järgmisel nädalal oleme siin koos teiega. Aitäh, et vaatasite!